Mis asjad on Jeesuse räägitud tähendamissõnad? Tundub, et nad on sellised lühikesed lood, mis toovad meie ette mingisugused pildid, mis justkui peaks meile seletama või selgitama mingisuguseid vaimseid tõdesid. Räägivad nähtamatust maailmast läbi nähtava maailma piltide ja ometigi tekitavad tähendamissõnad rohkem segadust kui selgust. Ja mulle tundub, et tähendamissõnu räägib Jeesus seda moodi, et meie praegune eksisteeriv, olemasolev maailmapilk saaks läbi raputatud ja et me võiksime läbi mõtiskluse, meditatsiooni ja sügavuti mineku midagi uut enda jaoks avastada. Jeesus minu meelest räägib tihti tähendamissõnasid just kahele grupile. Nendele, kes juba arvasid, et nad teavad midagi vaimsetest asjadest, näiteks variseridele. Ja nende maailmavaadet kõigutati läbi nende lühikeste lugudega kohe päris kõvasti. Ja teised on siis Jeesuse järgijad, tema jüngrid, kellele ta samamoodi räägib läbi tähendamissõnade ja selgitab, kuidas siis see vaimne maailm välja näeb. Tähendamissõnad on väga-väga huvitavad ja mina olengi endale võtnud ülesandeks kõndida läbi Luuka evangeeliumi ja vaadata koos, kuidas võiks nendest tähendamissõnadest aru saada. Ma kindlasti ei pretendeeri kogu tõele. Ma olen lugenud 20 aastat piiblit ja lihtsalt püüan neid ise läbi seedides videole saada. Mis on tähendamissõnade juures veel väga tähtis, on lugeda neid lühikesi pilte kontekstis, mitte rebida neid välja. Ja ma arvan, et mis on veel väga tähtis, vaadata neid tegelaskujusid ja püüda mõista, mida läbi nende tegelaskujude juba tahetakse meile rääkida. Ühesõnaga, tähtis on kontekst, tähtis on tegelaskujud ja ma arvan, et tähtis on mitte takerduda pisiasjadesse ja detailidesse, sest need võivad meid mõnikord eksitada kõrvale, et tihtipeale need pisiasjad või detailid nendes lugudes on, et anda sellele loole ilmet. Veel on väga tähtis nende tähendamissõnade puhul aru saada sellest, kuidas mõistis seda Jeesuse kuulaja. Ja selleks on väga hea muidugi lugeda kõrvale tarkade inimeste kirjutisi, et rohkem mõista, mida see kõik tähendas tolle ajastu kontekstis. Ja alles siis, kui see kõik on tehtud, saab hakata mõtlema selle peale, et kuidas ma saan seda nüüd tänapäeval oma ellu rakendada ja mida Jeesus on püüdnud mulle selle tähendamissõnaga, mis ta on 2000 aastat tagasi rääkinud, öelda. Ja sellepärast ma viskan ka iga loo lõpus õhku ühe küsimuse, et meil kõigil oleks võimalus läbi seedida see väga-väga vana jutt tänapäevasemas kontekstis. Head kuulamist!